Tere tulemast Petsiti Akadeemia järjekordsesse vestlussaatesse. Sel korral oleme külas Rannamõisa Groomingus ja räägimegi siis lemmikloomade igapäevasest karvahooldusest ning erinevatest protseduuridest, mida oma lemmikuga peaks iga lemmiklooma omanik tegema. Minuga on siin koos täna groomerid Kristina ja Anneli. Tere! Kui kaua olete olnud groomerid? Üle 3 aasta. Mina 2,5 aastat. Et juba on kogemust, aga rääkige meile natuke, mis see grooming üldse on? Grooming on kõige lihtsamalt seletatuna siis sinu lemmiklooma karvastiku hooldus. Ehk siis, et sinu koer tunneks ennast hästi ja sina tunneksid enda koeraga hästi, siis on vaja lihtsalt tema karva aeg-ajalt hooldada, kammida, pesta, küüsi lõigata, kõrvu puhastada, siis oled sina õnnelik ja on sinu koer õnnelik. Jaa, aga kui vaadata meil seda erinevate teenuste nimekirja, et siis torkab silma üks sõna nagu lemmiklooma täishooldus. Mida see endast sisaldab? Kuidas see kõik toimub? Et meie salongis täishooldust tavaliselt sisaldab looma puhastus, pesu, kuivatus, lahtiste karvade eemaldus, et vajadusel lõikus, kõrvade puhastus, küüntelõikus. Groomingu ajal me saame näha terve looma nahka seisundit. Kui me midagi märkame, siis me kindlasti anname teada omanikutele. Et see väga tihti omanikud ei näe seda, mida me saame näha, kui kuivatame looma kompressoriga. Et võite isegi avastada mingeid nahaluseid, väga tihti juhtub niimoodi, et võib-olla peab loomaga minema hoopis veterinaari juurde kontrolli. Just eriti need, mis on seened käppade vahel, ütleme, mida võib-olla peremees ei pane tähele, et niiskusest ja sellistest asjadest tekib. Ja kõrvad on teine koht. Tõesti on ka tervisel oluline protseduur. Jaa, absoluutselt. Aga kui me võtame siin nüüd, nagu mina mõtlen groomingu peale, siis mul tekib kohe tunne, et see on pikakarvaliste lemmikloomade pärusmaa. Aga kas see on nii? Ja kellele üldse grooming on siis sobilik? Igale loomale, absoluutselt. Sest see on lihtsalt nagu tervisele vajalik protseduur. Ja sealhulgas ka siis lühikarvalistele koertele, kellel ei ole näiteks aluskarva? Grooming on ka küüntelõikus, silmade puhastus ja kõrvade puhastus, nii et kindlasti jah. Lühikarvalistel tuleb ikkagi seda pealmist karva tuleb ära, et selle eemaldamine on ka ikkagi grooming. Et mõnel inimesel ei ole kodus lihtsalt võib-olla neid vahendeid, millega seda teostada, et meie saame alati abiks olla. Ja pluss võib-olla mõnel inimesel pole ka nagu ei teagi, kuidas õigesti teha seda lemmiklooma pesemist ja kammimist ja mida tähele panna. Iga lühikarvalisse omanik, ma arvan, teab, et kodus on väga palju karva ja lühikarvalisel koeral see karv on võib-olla veel ebameeldivam, sest see torkab nahka ja need on teravad. Ja seda on võimalik ka groomingu ajal natuke vähendada. Ja lisaks käivad groomingus ka kassid. Jah. Vau, kas kassidel lõigatakse ka küüsi? Ikka. Ikka ka nendel, kes on nagu kodused kassid, kes ei saa või kelle omanikud ei saa sellega ise hakkama. No siin tekib mul kohe küsimus ja ma arvan, et meie saatevaatejatel ka, et kui meil on siin saalis näha erinevad koerad koos, aga mis siis on, kui siia tuleb üks kass? Et me püüame panna ajad niimoodi, et mingi selline müratöö ei oleks kui kass on lava peal või kui kassil ei ole kogemust, groomingu kogemust, siis me püüame, et sel ajal oleks natuke siin rahulikum. Aga tavaliselt loomad on väga viisakad groomingus ja kassid ja koerad ei pane tähele teine teisele. See on mingi, ma ei tea, ime, et omanikute jaoks, aga tõesti. Et kassidel on suhteliselt samasugune täishooldus nagu ka koertele? Jaa. No nii, selge.
aga väikenärilistele me ei tee on ju gruumingut, et nendest peavad ise omanikud kodus hoolitsema. Et see on, et küülikud ja sellised pisikesed imetajad ei ole on ju nende jaoks on see liiga suur stress vist, et käia hoolduses, täishoolduses neil jah, selliseid närilisi küülikuid pole käinud, aga meie juures on käinud merisead ja küülikud küüsi lõikamas ja samamoodi me oleme natukene kääridega mõnel küülikul seda habekest niimoodi piiranud, et kui perenaine soovib, et see oleks lühem, et siis me jah, seda me oleme teinud, aga päris täishooldust me soengut ka tegime ja meriseale tegin ka lõikus, aga pesu ja niisugust ei. Et pigem selline hügieeniline. Kui me räägime sellest, et pikakarvalistel lemmikutel kindlasti peab sageli on ju kammima karva ja niisugust üleüldist hooldust on äkki rohkem vaja tähele panna, et mis neil seal paksu karva all üldse on, et sa tõesti ei märkagi, mis seal võib olla. Aga kui sageli ma peaksin oma lemmiku karvastikku üldse hooldama, käima näiteks groomingus või ise kammima ja hooldama? Ma väga soovitan kutsikate omanikutele räägida sellest kasvatajatega. Siis, kui te ostate endale kutsikat, siis küsige kindlasti, millised vahendid on kõige paremad just selle tõu koera, karva jaoks, kõige paremad. Et ma arvan, et see on kõige tähtsam. Ja edaspidi, et juba oma kogemusest nagu lähtudes võib valida oma lemmikud nagu vahendid. Ja samas kasvataja soovitab, kui tihti ja kuidas peab hooldama. No samas, kui ei ole tõukoer, ütleme niimoodi, et on segavereline koer, siis tasub alati meie juurde tulla nõu küsima. Et kindlasti me saame siin nõu ja jõuga abiks olla. Ja mis puudutab seda, et kui tihti seda teha, siis pikakarvalisel koeral mina soovitaks miinimum nädalas ikka korra selle kammiga sealt läbi käia karvastikust, et siis juba päästab selle suurema pusahunniku ära, et kui sa juba näed, et kuskil on tekkinud, et siis saab selle juba kergema vaevaga lahti. Et ikkagi nädalas korra võiks selle suurema, pikema karvaga koera läbi kammida. Ja see sõltub ka karvatüüpist kindlasti, et kui on mingi lokis või selline õõrn pehme karv. Kui on keeruline karv, et siis peaks seda tihemini tegema. Kui on niisugune lihtsam karv, et siis ikka korra nädalas võiks kammiga läbi käia kindlasti. Sõltub ka ilmast ja nagu tingimustest, elustiilist, et kui palju koer jalutab, kus ta jalutab, kui metsas, siis peale iga jalutuskäiku peab kontrollima, mis on karvas sees, et äkki mingid oksad või putukad või midagi veel. Et siis ma enne autosse minekut, et kindlasti kammin oma koeri. Iga kord. Aga kui rääkisime korraks nendest pusadest, kas pusad tekivad ka mingitesse kindlatesse kohtadesse ja mida ma peaksin üldse omanikuna teadma, kui ma näen, mu lemmikul on pusa tekkinud, kuidas ma seda siis kõige õigemini välja võiks kammida? Kõige tihedamad kohad minu arust, mis meil pusas on tavaliselt siit esikäpa kaenlaalused, mis kipuvad traksidest tulema, kui koer kannab trakse. Rinna peal samuti. Just rinna peal siin kaela ees ja kõrvatagused on sellised, mis kipuvad mingil põhjusel, eriti kavaljeeridel kipuvad pusasse minema. Ja siis on, ütleme, tagumiste jalgade kintsu siseküljed, et need on ka sellised strateegilised kohad, mis on nagu kipuvad pusasse minema. Aga ma ei tea nüüd, millest need sinna võivad tekkida, ka lähevad. Et kuulake, lemmikloomomanikud. Niiskuse pärast ja karva struktuuri pärast, et nendest kohtades on karv pehmem. Tasuks kindlasti otsida. Jaa. Et vaadake reite siseküljed, kaenlaalused ja kõrvatagused oma lemmikutel üle, et seal pusasid ei oleks ja kammimisel siis nendele piirkondadele rõhku panna. Just. Teine asi, mis on tihti nii, tuleb välja, et ka kassiomanikele, aga koeraomanikele kindlasti on selline protsess nagu küünte lõikamine. Te olete kindlasti näinud, et osade koerte jaoks on see väga vaevaline ja kindlasti ka kasside jaoks. Et kuidas me saame kodustes tingimustes oma lemmikutel seda niisugust küünte lõikamist stressi maandada? Kas seda nüüd just maandada saab, aga seda peaks hakkama ka täpselt selle kutsikast peale õpetama, et tihti lõigata, kutsikast pead tihti lõigata, kas või üks väike millimeetrikiselt küüne otsast ja niimoodi hakata harjutama. See päästaks päeva juba, ütleme, tulevikus. Ta harjub selle protsessiga ära, ta näeb, et see ei ole keeruline, see ei tee haiget. Et kui nüüd teha seda harva,
et üle mitme kuu korra lõigata, siis tema jaoks ongi see stress. Et aga noh, eks me katsume hakkama saada, oleme siin maiusega meelitanud ja ütleme, toetame teineteist siin, et üks hoiab, teine lõikab, räägime koertega ja eks kõik kuidagi ikka lõigatud saame. Aga ikkagi väga palju on peremehel endal ära teha sellega, et ta harjutaks koera. Et ei pea palju lõikama küüsi, kas või natukene sealt küüne otsast küünetangidega naksata, pigem teha seda tihti ja natukene kui harva ja palju lõigata. Ja küünetangid peavad olema teravad, et heast metallist, et siis ei pressi küüne peale, ei tee haiget. Ja soovitame lõigata mitte palju korraga, aga tasapisi, et mitte teha tõesti haiget oma loomale. Jah, et kui alustada lõikamist, et kui on vaja, ütleme, tõesti palju lõigata, siis mitte kohe ühe raksuga palju maha lõigata, võid hakata sammhaaval minema. Et siis tabad ära selle koha, kus hakkab see, ütleme, pehme osa, et see veresoon hakkab vastu tulema, et seal juba pidur peale panna, et enam sealt kaugemale ei lõika. Et osadel koertel on niisugused valged küüned, neid on tegelikult päris hea ise kodus lõigata, et seal on näha, kus on see roosa osa, et ennem roosa osa ära lõpetada, sealt kaugemale lõika. Need, kellel on mustad küüned, nende nägemisega on juba veidi keeruline, aga võib ka taskulambiga läbi valgustada, et isegi see on võimalik, et üks harjutab valgust ja teine siis vaatab, et kus kohas see veresoon on ja saab ka niimoodi. See kõlab nii, et Anneli on seda meetodit kasutanud. Me oleme siin kasutanud seda. Ja kõik kasutame seda meetodit ja... Jälle väga hea eluline siuke lifehack, ütleksin, et valgusta oma musta värvi küüntega koeral küünd läbi, et siis näed, kus see säsi osa on. Just, et mobiiltelefoni see väike taskulamp, kus juures näitab päris hästi sealt läbi. Ja võib ka tavalist maniküüri viili kasutada. Tavalise viiliga. No vot, et kui ei julge lõigata küünetangidega, siis kasuta viili. Et ei ole vabandust, miks ei saaks oma lemmiku küünte eest hoolt kanda. Ja tegelikult siinkohal tahaks ka tuua välja, et lihtsalt miks peab lemmikute küüsi lõikama? Kumb teist vastata sellele tahab? Lemmikute küüned, kui liiga pikaks kasvavad, siis hakkavad nad koera varvastele haiget tegema. Et kuna see küün hakkab suruma, ütleme, vastu maad ja samas ta lükkab seda varvast niimoodi ülespoole, siis see teeb koera käpale haiget. Ja siis kipuvad ka varbad deformeeruma. Et kui nüüd tõesti ei lõika neid küüsi õigel ajal ära, siis teie koera käpakese varbad pärast on deformeerunud, kuidagi kõverad ja koeral on valus kõndida. Eriti siis, kui koerad, loomad on vanemad, et nad ei kõnni juba nii palju, ise küüs ei kulu ära nagu vastu asfaldi, et siis nägime väga palju. Siinkohal tekib kohe see mõte, et kui sul on et pane ennast oma lemmiklooma käppadesse nii-öelda, et ei ole ju väga mõnus käia ringi ja sul on arvatavasti valus, hakkadki kompenseerima oma seda keha raskust kuidagi teisiti käppadel, tekivadki need deformatsioonid ja mõtle sul terve su keha on siis vales asendis. Ja tõesti, küünte lõikus on ääretult oluline. Et kui muid asju ei taha teha, siis küünelõikuse peaks kindlasti ette võtma ja ära tegema ja kui ei julge teha, ei oska teha, siis meie groomerid kindlasti aitavad teid, et kiire naks ja ongi valmis. Kristina, ütle mulle, et kui ma tulen oma lemmikuga groomingusse esimest korda, milleks ma peaksin ette olema valmistunud? Koer jääb meile üksinda, et nagu lapsed, loomad tavaliselt käituvad ennast paremini, kui omanikud ei ole lähedal. Et mõnikord, kui näiteks kutsikas või mingi koer, kes võib-olla hakkab kartma või midagi, et siis omanikud võivad oodata siin meil divani peal, aga ei näita ennast koerale. Muidu koer hakkab otsima, närveerima, aga igaks juhuks omanik ootab ja kui kõik on hästi, siis lähevad ära ja siis tulevad siis, kui loom on juba valmis. Et sel ajal, kui teie koera eest hoolitsetakse groomerite poolt, siis saate ise käia kaupluses ringi ja valida oma lemmikule preemiaid, mis siis selle groomingu eest talle pärast pakkuda, maiuseid ja mänguasju soetada. Aga kui ma tulen siia oma lemmikuga,
kas, kui kaua see protseduur võtab aega? Maksimaalselt 2 tundi või võib ka rohkem? Ei, võib ka rohkem. Kui Oleneb- näiteks oleneb Newfoundland kohast. tuleb, siis võib võtta kuni 4 tundi ja 2 inimest tegelevad koeraga. Kui kaua näiteks niisuguse pisema koeraga läheb aega, näiteks pommiga? Pomeraanianiga läheb keskmiselt 2 tundi, kui ta on sellises normaalsuuruses ja karvas, et aga kui nüüd on natukene suuremat kasvu pomeraanian või on keeruline karv, siis võib ka 2,5 tundi minna. Nii et see täiesti oleneb koera seisukorrast. Ja lõikusest ja, Ja. et kui palju lõikust omanik soovib. Ja kuidas ma omanikuna üldse oskaks öelda, millist lõikust ma nüüd kindlasti tahan või ei taha, et kas siin on ka mingid oma stiilid, et No, On kindlasti ja, aga tavaliselt omanikud teavad, et nad näevad väga palju pilte internetist ja et mõned toovad juba oma pildi, et tahan sellist lõikust ja vaatame, kas see sobib selle looma nagu karva tüübile, et kas on teostatav selline lõikus. see on nagu juuksuri juurde minek, et võtad paar pilti kaasa, vot sellist tooni tahan ja siis ongi ja. et väga vahva. Aga kui räägime nüüd nendest, et mis tõud teil siin üldse populaarsed on, kes käivad Groomeri juures? kõige populaarsem meil vist ongi Yorkshire Terrier ja Pomeraanian ja spitsid, ütleme spitsid, et Pomeraaniad ja teise suurusega ja spitsid. käib meil hästi palju. Samojeedid. Kõik siuksed Eesti populaarsemad tõud. Ja, kassid on ka. Tegelikult hästi palju kasse käivad, keda on vaja kas välja kammida või kevadel on väga popp lõvilõikus. Lõvilõikus? Ja. Kas see näeb siis välja nagu väike lõvi? Ja. Oi, väga põnev. Seda tahaks isegi näha. Et siis pea jääb karvaseks, mõni jätab väikese krae ka siia, käpaotsad jäävad, siuksed sokid jäävad karvased jalga ja sabaotsa jääb tavaliselt siis tütike või siis mõni jätab ka pool saba. Aga kas grooming on ka siis hooajaline, et ütlesid, et kevadel tehaksegi seda lõvilõikust kassidele rohkem ja kas koertel on ka siis, et kevad on käes, et oleks aeg oma kasukat tuulutada ja see paksem vill sealt alt välja kammida? Täpselt, kevad ja sügis on tegelikult 2 sellist aastaaega, kus nagu käiakse hästi tihedalt. Kõige rohkem ja valmistuvad kas poriseks ajaks või siis juba tahavad kasukat kergemaks teha. Siis tavaliselt enne suvepuhkust tahakse teha, siis peale suve vanaema juures külas käimist ka käivad ja siis on juba mure koerakarvadega. Kui tihti oleks siis niisugune optimaalne või hea käia selle koeraga groomingus? Mõned väga tublid omanikud käivad iga kuu, aga see vist sõltub ka tõust ja tingimustest, kus koer elab. Et ma soovitan linnas elavatele koertele tihedamini käia, sest tee peal on need keemiad hästi palju ja see on ohtlik tervisele. Isegi kui väike koerake lakkub oma käpad, see on juba ohtlik ka. Et soovitan pesta kasukat. Kuule, siin on tegelikult huvitav mõte, et siis käppapatju peaks pesema ka iga jalutuskäigu järgselt. Väga soovitan. Ja, see ei ole nii raske, see ei võta palju aega, et läbi loputada need käppad ja vaadata nende seisundid, et padjate vahel, kas kõik on terve, kas nahk on terve, kas ei ole mingit ärritust või haavakest. Või et liiv või kruusatükike oleks jäänud sinna karva vahele. Need on väga teravad ja need graniitkivikesed, mis on tee peal. Aga kui nendest käppadest veel veidi rääkida, siis talvisel ajal jäävad ka lumepallid ja jäätükid on ju meie koerte käppade külge. Mida ma selleks on teha, et seda ei juhtuks? Karvad välja lõigata sealt, et võib meie juures teha, aga omanikud võivad ka ise seda teha. Sest see ju võib ka tõesti loomale valu tekitada väga palju. See on ebamugav, et koerad hakkavad ise neid sealt välja näärima. Nendel on valus ja ebamugav
meil on olemas spetsiaalne teenus, isegi käpahooldus, et kui ei soovi tulla koeraga üleni gruumingus ja siis on olemas käpahooldus ja käpahooldus sisaldabki küüntelõikust pluss ka siis nende karvakeste eemaldamist käppade vahelt, sittpattide vahelt ja ka varvaste vahelt, kui vaja. Väga vahva, jälle saab targemaks, jälle midagi meelde jätta. Ja kusjuures seoses nende teenustega mul meenus, et siin on ju üks väga vahva teenus veel juures, et meil on siin need suured pesemisvannid ja neid on võimalik ju ja üldse tegelikult on võimalik omale siin lauda või siis seda pesemisvanni vist nagu rentida võtta. Ja, isepesu on. Et kui sa ei taha, et sul kodus lemmikukarvad veevärki ära ummistaks, et siis sul on täitsa võimalus tulla ja siin pesta oma lemmik puhtaks ja teha ta korda. Pesta on üks asi ja teine, mis on väga suur abi koera omanikutele, on kuivatada kompressoriga. Et väga palju lahtist karva lihtsalt lendab välja. See jääb meile kõik. Ja, see jääb meile ja just, et mitte teie korterisse. Mis asi see kompressor? See on föön, väga võimas föön. Väga võimas föön. Aitäh, sain jälle targemaks. On ju kompressor. Et jah, fööniga siis saab kuivatada ka lemmikutega. Kas on ka võimalik meie vahendeid kasutada siin, et kas sa pead võtma siis oma šampoonid ja balsamid kaasa või sa tohid neid kasutada? Isepesu juures on tegelikult niimoodi, et klient võib võtta nii oma asjad kaasa, kui kasutada ka meie Petsiti poolseid pesemisvahendeid, šampoonid, balsamid, rätikud, mis iganes vaja siis temal on. Kammid, küünetangid. Just, absoluutselt kõik. Aga kas siis on enamasti keegi professionaalne gruumer ka siin samas saalis olemas? Jaa, oleme. Ja. Et siis on saab tegelikult, küsida. Saab küsida ka, kui midagi läheb untsu või ei oska mõnda masinat soovitame kosmeetikat ja kui omanik soovib, et küsida nõu, siis soovitame, et mida kasutada. Väga praktiline teenus, mis võib-olla, kui sa oledki äsja kutsikomanik, võtsid või varjupaigast võtsid koera, et võib-olla tullagi esimene kord vaadata üle, et mis see karva seis on ja kuidas siis teda õige oleks hoolitseda tema eest. Ja loomal on ka palju rahulikum võib-olla oma omanikuga, võib-olla oma värske omanikuga tulla, et kui kohe nagu võiras koht, võiras inimene. Et siuke huvitav koera sotsialiseerimise võimalus veel. Kristina ja Anneli on pannud valmis sellise põneva laua, mis ma saangi aru, on siis reaalselt grooming-laud ja siin on erinevad põnevad tarvikud ja vahendid, millega mina väga palju küll midagi teha ei oska. No küünetangid tunnen küll ära ja enda koertel oskan küüsi lõigata. See vilumus on tulnud aastatega. Aga palun tutvustage meile neid vahendeid. Et no rääkisime ja küüntelõikusest, et kui oluline see on, et kõige mugavam väikestele koertele ja kassidele on selline kõige lihtsam tööriist, väga terav, väga mugav kasutada ja me tõesti kasutame seda groomingus väga tihti. Et kui pikkus on ära võetud juba mingi ja edasi ei julge lõigata, siis võib lihvida sellise masinaga või käsitsi viilida. Ja üllatavalt vaikset heli tegi, et ma arvasin, et see teeb midagi palju hullemat. Siin on erineva võimsusega võimalik töötada. Samas küüs ei ole terav, et võib igal juhul kasutada, mitte ainult siis, kui kardad natuke rohkem nagu lõigata. Et see on väga tore masin. Et siis siin on veel kõrvade puhastusvahendid, selline vedelik, siis pulber, sellised vatipulgad ja marlilapid. Mis siis see on? Stop bleeding. Ja, see on just ja sellest ma unustasin rääkida, et igal inimesel juhtub, et lõigad sisse. Meil ka juhtub, et lõigad sisse. Et kui hakkab veritsema, siis võib võtta vatipulgaga seda pulbrit, panna küüne peale ja veritsemine peatub. Vau, seda toodet ma ei teadnudki, et siuke on olemas. Et selline hea pulber.
ja siis meil on siin veel näha on ju erinevad kammid, ma saan aru, et need on niisugused piidega kammid on ju, et see on siis, kui suured pusad on ju? Ei, mitte, see on selleks, et need pusad ei tekiks. Ei tekiks, jaa, no, just. Et see on pikema karvaga koeral, ütleme, on siis see piidega kamm, millega nagu ütleme, niisugust igapäevast hooldust teha, kammida läbi. Et siis, kui juba on pusad tekkinud, et siis tuleks hakata kasutama vahendeid, millega seda pusa lahti arutada. Et selleks ongi need kraasikammid, ütleme sellised, ja sinna juurde saab kasutada ka, ütleme, niisugune vahend on olemas, mida pusale peale pritsida ja siis hakata selle kraasikammiga niimoodi natukene seda lahti arutama, et koerale mitte liiga teha. Et need on selle jaoks, et ütleme siis, kui on ka, ütleme, meil siin groomingusse tullakse, et on niisugune aluskarvaga kamm, aluskarvaga koer, keda on vaja siis välja see kammida, eks ju, siis meie kasutame ka selliseid kamm, et see aitab selle aluskarva kõik sealt välja kammida. No selge, ja mis põnevad asjad need on siin veel? Need on, ütleme, see ja see on siis nendele koertele, kes on, ja seega on need, kes on hästi lühikese karvaga, ehk siis ilma aluskarvata koer, et siis seda pealmist karva, mis on lahti, et see abistab nagu välja kammida. Ja seda saab ka kasutada kasside puhul päris efektiivne aluskarva välja kammimiseks just. Ja kasside puhul on ka selline kamm, mis aitab ka aluskarva välja kammida ja samuti saab seda ka koertel kasutada. Et need on kõik sellised aluskarva kammid, ütleme, et millega välja see tundub kammida. täitsa terav kohe, et selle puhul ei ole nagu üldse. See on ka tegelikult, jaa. Ja kui õigesti kasutada, siis ei juhtu mitte midagi. Et kui sellise asja endale koju ostad, siis pead õpetusjuhendit väga hoolikalt lugema. Meie saame aidata. Jah, just tulemagi enne groomingusse ja küsima, kuidas seda täpselt kasutada. No, meie saame aidata. No vot, aga olemegi siis vist siin kõik läbi käinud. Mis tegelikult mina soovitaks võiks kodus ka olla need niisked salvrätikud. Et nendega, isegi kui saa koera käppasid näiteks kas või kohe pesta, siis siin selle sama salvrätiga padjakesed üle teha, käpakesed üle teha. Kui on vaja kas või siit näo pealt natukene puhastada, siis saab ka sealt näo pealt nende niiskete salvrätikutega puhastada. Ja need kõik tooted me leiame on ju ka Petsiti kauplustest või enam-vähem kõik vähemalt. Ja veel rohkem, sest me natuke kraasikammid, nagu ma nüüd tean, siis just, seal on need erinevad valikut küüne lõikamiseks, on erinevad tangid, käärid. Suurematele ja väikestele. No nii, tuleb välja, et nagu inimesed, nagu naised vähemalt sageli valivad endale hoolega kosmeetikatooteid ja šampooni lähtuvalt oma juuksestruktuurist ja värvist ja kõigest, et tuleb välja, et ka meie koertele ja kassidele on erinevad šampoonid ja tulebki lähtuvalt enda lemmiku karvatüübist siis valida neid tooteid. No nii, mina olen sõnatu, palun tutvustage mulle veidi neid tooteid. Et mida keegi võiks valida enda lemmikule? No alustaks siis võib-olla kõigepealt sellest, et kui näiteks sinu koeral on väga kuiv karv, siis võiks võtta siit juba niisutava šampooni ja balsami. No nii, see punane sari. Täpselt. Kui sinu koeral on valge karv, siis võiks valida juba siit sinu valgele koerale mõeldud. Ja tegelikult võib kasutada ka musta koera puhul, et kui on musta värvi koer, siis see toode aitab ka musta värvi säravamaks teha. Et ei muuda koera ei ta valgeks ei blondeeri. Et aga siis musta karva jaoks, määrdunud karva jaoks on olemas siin Stripov šampoon. Sügav puhastava toimega. Ja on olemas ka aloe vera šampoon, mis on juba tundlikule. Ütleme, kui sul on tundliku nahaga koer, siis võiks juba võtta selle aloe vera šampooni. Või kutsikas näiteks. Või kutsikas. Aga kui ma tean, et ütleme nii, et tänapäeval on väga levinud need kõiksugused allergiad ka, nii keskkonnaallergiad kui toiduallergiad, aga kui ma tean, et mu koer on allergiline, siis võikski äkki proovida seda aloe vera. Võib aloe veraga. Jah, aga võib ka tegelikult veterinaariast küsida, et nendel on ka olemas mingid spetsiaalsed ravišampoonid. Et kui on ikkagi selline haige nahk, siis tasuks veterinaariga nõu pidada, et millist šampooni siis juba täpsemalt kasutada. Kas tõesti on ju ka ravišampoone? Just, on veterinaariast saab neid ravišampoone just, et võib vaadata. Ja samas on meil siin olemas ka sellised balsamid, mida siis võib pihustada ja karva jätta, et neid välja ei pea ka pesema, et need on karva jätavad.
ja aitavad siis kammimisel või kui sa tahad enda looma karva lihtsalt natukene värskendada, võib peale pihustada, läbi kammida. Ja samas on siin siis ütleme pusade lahti arutamiseks spetsiaalselt selline sprei, et seda pihustada siis pusa peale ja siis hakata vaikselt selle kraasikammiga seda harutama. Ja kas teie ise kasutate seda? Jah, kasutame küll, kui koeral oleks pusad. Ei, siin Groomingus ikka kasutame. Groomingus jah kasutame. Et jaa, neid tooteid täiesti. Ja kui on väga kahjustatud või pusadega karv, siis me kasutame sellist spetsiaalset maski, et peale teeme 2 pesu koerale tavaliselt, siis paneme maski, laseme mõjuda umbes 5-10 minutit ja siis loputame välja, et selline ravimask on olemas. Ja kui on soeng valmis, siis paneme ka seda toredat õli. Silki. Siidiõli. Ja, siidiõli. Muudab karva läikivaks ja pehmeks. No vot, täitsa lõpp, et nii lai valik erinevaid põnevaid tooteid ja tõesti ei piisa ainult šampoonist, et ongi vaja ka siis šampoon ja balsam on olemas ja spreid on ka olemas. Ja et kui sul on koeral karvastik näiteks väga pulstunud, et siis kasutada ka peale pesu siis maski. No nii, väga palju targemaks jälle saadud. Kas... Ja need on kontsentraadid. Nii, tuli uus informatsioon, et need on kontsentraadid veel. Mis see siis tähendab? Kuidas neid kasutada? Seda peab lahjendama veega, et tavaliselt instruktsioon on iga toode peal olemas, sest näiteks siin on kirjas, et 1 osa šampooni ja kuni 18 osa vett. Et see tähendab, et seda pudelit või kuidas öelda, et piisab hästi kauaks. Et ei ole nii, et selle šampooni pudeliga käin 2 korda, pesen oma koera ära, oma suure kuldse retriiveri ära ja siis on nagu kõik. Otsas ei ole, ja puhtalt seda nagu karva peale ei ole vaja panna, et natuke siia pudelisse, vett peale, raputad ja siis võib kasutada. No vot, et kui tuled ostad šampooni, siis on kasuks tuleb ka selline abivahend mixing bottle ehk siis segamise pudel. No nii. Saab ka kodus käepärast siis pudelites ära segada, et kui jääb mõni enda šampoonipudel tühjaks, siis võib ju selleks seda ka kasutada. Järgmine lifehack. Ja muidugi kõik oleme ökolainel. Aga me oleme nüüd vaadanud ka tarvikud kenasti üle ja kas teil on äkki miskit veel öelda, midagi, mis võiks või mis siis on selle tõsiselt ilusa karvastiku saladus, et su koer oleks karvläigiks ja oleks ilus? Kõige tähtsam on looma tervis, see on kõige tähtsam ja see on omaniku vastutus. Et kui võtad lemmiku, kes vajab, et tema karvaga pidevalt hoolt, et kelle karva pidevalt hooldatakse, et siis ta ka reaalselt seda teeks ja oleks õhtuse aaka vaatamise ajal näiteks kammikski ka oma koera Miks karva. Ka mitte, see on kontakt, see on meeldiv nii omanikule kui ka lemmikule. Või lõikad küüsi. Ja tegelikult küüsi on kergem lõigata siis, kui koer on väsinud. Et need, kes kardavad või koer on väga aktiivne, et siis võib peale pikka jalutuskäigu seda tegema, et mingi maiust pakkuda, massaaži teha, et teha see protseduur võimalikult meeldivaks talle. Just. Mida ma võiksin teha koera või kassi omanikuna, et minu lemmiku jaoks oleks grooming võimalikult positiivne ja meeldiv kogemus, et oleks valmis selleks, et ta tuleb esimest korda siia groomingusse? No esmalt võib-olla, kui nüüd ise kodus ei saa seda teha, siis tuleks hakata võimalikult vara meie juures käima. Et me näiteks esimesel korral isegi ei peaks mitte teda hakkama kohe siin pesema või föönitama. Tulge siia,
me näitame, katsume koera, tutvustame talle fööni, kas või kaugelt, paneme need asjad tööle siin, et alustame kas või sellest, on ju. Et kui nüüd meie juurde päris ei soovi kohe tulla, siis kindlasti igal naisterahval on kodus enda juukseföön olemas. Kas või sellest alustada. Natukene proovida kas või puhuda koerale peale seda. See on juba üks väga hea. Mitte väga kuuma õhuga. Mitte väga kuuma õhuga just. Et kas või enda juuksefööniga koerale tutvust teha sellega, et mingi asi tema karva puhub. Ja ikka loomulikult need käppade katsumised, need kodus selgeks õppida. Ja siis on juba siin lihtsalt. Ikka proovida iseseisvalt küüntelõikusega hakkama saada ja kammida kindlasti. Just. Ja kui see tehakse regulaarselt, siis ei peaks olema probleemi. Nii et peame enda koerte ja kassidega olema järjepidevad, hoolivad ja siis on neil siin ruumingus ka palju toreda. Ja tegelikult Anneli tõi nii hea mõtte välja, et tõesti meil on Petsiti keskustes lemmikloomad alati oodatud ja tõesti tule vaatama lemmikuga, mis siin ruumingus tehakse. Klaasist seinad on ees, saad vaadata distantsilt, su koer kohaneb, tutvub nende helide, lõhnadega, mis siin on, saab vestelda gruumeritega, rääkidagi enda koera igapäevasest karvastikuhooldusest näiteks ja kas seda peaks tegema või mitte ja seeläbi esimene see gruumingu külastus, mis on võib-olla näiteks alles nädal hiljem, on su lemmikule palju nagu juba tuttavam. Ta on natuke selle situatsiooniga, oskab seda oodata või et nagu midagi niisugust toimub see. Isepesu võimalus ka on hea võimalus tutvustada gruumingut, gruuminguruumi ja Tuleb pesi ise oma koera puhtaks. Ja. Absoluutselt, aga kuulge, teil siin, ma tean, loomadega töötades juhtub alati palju nalja, et nii Annelil juba nägu läks nalja täis, et rääkige mõni tore lugu, mis on siin gruumingus teil juhtunud? No mis minule esimesena meelde tuli see, et kui inimene meile helistab, eks, et me paneme raamatusse kirja, et mis koer on ja mis temaga tegema peab ja meie Kristinaga koos olime tööl ja vaatame, et no, et meil peaks tšau-tšau tulema gruumingusse. Tavaliselt tšau-tšau on 2 inimese töö. Ootame ja ootame, vaatame tšau-tšaud mitte kuskile, aga üks naisterahvas seisab ukse taga. Ja siis vaatan, et oi, et seal ei ole tšau-tšau, et ei tea, mida ta tahab, on ju. Siis tuli välja, et meie tšau-tšaust sai tšihuahua. Et Kristina oli väga püüdlik, 2 tundi gruumis koera ilusti ära. Ja meie tšau-tšau kahanes tšihuahuaks. Et juhtub ka selliseid asju. Ja, et vead juhtuvad, me oleme ka inimesed, et noh, mis teha. Ei, see oli väga tore lugu, tegelikult tuli klient kohale ja ju oli kindlasti lastevanematele on tuttav, et mis see telefonimäng on või vähemalt siis, kui mina veel laps olin, siis mängiti telefonimängu. Et vaata vahel võib juhtuda telefoniga suheldes ka nii, et tõu nime kuuled valesti ja nii ta lähebki kirja. Just. Et siis on ju tšuahua ja tšau-tšau, no ei ole nii väga erineva kõlaga ju. Et võib juhtuda. Juhtub ja eriti kui föön on veel taga nagu kõrva taga ja töötab ja siis juhtub kõike. Kuulge, suured tänud teile. Kindlasti said meie vaatajad täna väga palju põnevat informatsiooni, sealhulgas mina sain ülimalt palju põnevat informatsiooni, et kodus koeral küüsi viilima ja võib-olla peaks ühe kammi ka juurde ostma. Et aitäh teile ja aitäh kõikidele vaatajatele ning näeme juba järgmisel Petsiti Akadeemial.